Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid Aleksandra Heminsley raamatust Kuidas minust sai jooksja. Aleksandra lootused olid suured, ta tahtis sportlase tuharaid, supermodelli pihta ja kaselli kiirust. Pärast spordiklubidele allajäämist ja joogast tüdinemist otsustas ta jooksma hakata. Tema esimene katse ei lõppenud hästi. 6 aastat hiljem oli ta aga 2 mandril jooksnud kokku 5 maratoni. Kuidas minust sai jooksja? Kirjastuselt Petrone print. Ma ei saanud seda enam edasi lükata. Pesu oli pestud ja triigitud, raamaturiiulid tolmust puhtaks pühitud. Iga viimane kui võimalik halb stsenaarium oli 1,000,000 korda mu peas maha mängitud ja ilmselgelt ei paistnud niipea sadama hakkavat. Vabandused olid otsa saanud. Ma panin juuksed kinni, haarasin 0,5-liitrise veepudeli, pistsin võtmed jooksupükste tagataskusse ja seisin ukse ette. Nii oligi. Ma läksin jooksma. Avasin välisukse ja astusin 3 sammu trepist alla kõnniteele. Mis järgmiseks? Äkki mõned venitusharjutused? Ma toetusin vastu latarnaposti, haarasin kannast ja tõmbasin kõverdatud jala vastu tagumikku, et venitada reie esiosa. Tegin sama teise jalaga ja vaatasin ärevalt ringi. Mu süda tagus juba liiga kiiresti. Äkki keegi saab aru, et see on mu esimene jooks? Kas nad taipavad, et ma tegin midagi valesti? Jooksen. Ma lihtsalt jooksen, ütlesin ma endale. Ma hakkasin liikuma, püüdes laupäevastele liiklejatele jätta muljet, nagu oleks see minu jaoks sama normaalne tegevus kui prügi väljaviimine. Aga see tee oli pikk ning viis Kilburn High Roadi delikatessipoodide ja Queen's Parki šikkide kohvipoodide vahele. Mida lähemale ma pargile jõudsin, seda uhkemad ja korralikumad olid majad. Minu kohta võis seda aga üha vähem öelda. Olin poolel teel, kui pidin peatuma. Värisesin kohutavalt. Kogu maailm liikus mu kurnatud jäsemed all üles ja alla. Põnts, põnts, põnts käisid mu jalad vastu maad, väristades nii mu keha kui ka kõnniteed. Mõne sekundi, isegi mitte minuti jooksul, oli mu nägu muutunud kuumusest punaseks ja mu rind kerkis hingeldades. Ma nägin ristteed, kuid enda näruseks alanduseks ei suutnud ma nii kaugele jõuda. Ma polnud lihtsalt hingetu. Ma pidin sõna otseses mõttes paanikat alla suruma, et üldse edasi liikuda. Järgmise laulu ajal ma kõndisin. Häbi tõdemusest, et ma ei suuda rohkem joosta, tundus olevat veidi vähem hull kui see kehaline vare, mis minust oleks saanud, kui oleksin jooksmist jätkanud. Viimaks jõudsin parki ja püüdsin järgmise laulu ajal joosta. Ma ei saanud isegi sellega hakkama ja lõpuks lihtsalt kõndisin mööda pargi keskel olevast väljakust, kus lapsed jalgpalli mängisid. Nad tundusid pingutuseta ringi sööstvat, pidevas liikumises, samal ajal kui kõik minu keha osad paistsid üles ütlevat. Mu võdisevad reied, mu värisev tagumik, mu naeruväärselt jõnkslevad rinnad tundusid mind mõnitavad, kui lastega mänguväljakul aega veetvad isad mind õudusega vaatasid. Iga kord, kui mu jalg maapinda puutus, olin ma kindel, et mu pahkluu murdub ja iga kord, kui ma kontrollimiseks alla vaatasin, sattusin ma silmitsi enda poole liikuva suure reiega. Tundus, nagu oleks mu keha täielikult eraldunud kõigest, mida mu mõistus või tunded talle öelda püüdsid. Rahune. Sa vähemalt üritasid ja see on kõige tähtsam, käis käsikäes mõttega, jah, muidugi, selline enesepiinamine on tõesti suurepärane idee. See omakorda röövis igasuguse võimaluse maha rahuneda ja mu pulss hakkas hirmust taas tõusma. Kui ma pargi serva jõudsin ja tagasi keerasin, veensid pulss ja tulitavad kopsud mind paratamatust tões. Ma ei jõua sedasi koju. Viimaks pärast mitut starti ja peatust ning täieliku piltkontakti vältimist kõigi inimestega, kellest möödusin, jõudsin ma koju.
Sel õhtul autasustasin end peol ebatavaliselt suure koguse söögi ja joogiga, seletades rõõmsalt kõigile, et olin hommikul pika jooksu teinud. Järgmisel päeval ärgates tundsin end nii, nagu oleksin veoauto alla jäänud. Suure veoauto alla, paksudest rehvidest muljutud. Leidsin, et niimoodi ei tohiks ennast tunda. Ma pidin olema üle treeninud. Hiljem vaatasin, kui palju ma olin jooksnud. 1,5 kilomeetrit. Möödus 3 kuud enne, kui ma uuesti proovisin. Ma ei mäleta, millal ma otsustasin, et ei suuda joosta. See oli lihtsalt üks neist asjust, mis tegid minust minu, nagu mu juustulembus või vastumeelsus polokaelusega bluusi kandvate meeste vastu. Mu veendumus, et ma ei suuda joosta, oli absoluutne. Mu kadedus nende suhtes, kes suutsid mõõtmatu, ja ma imetlesin piiritult oma korterikaaslast. Pärast tavapärast ringi Regent Parkis või Hampstead Heathis ilmus ta särades mu uksele ja ma tervitasin teda entusiastlikult. Me lobisesime sellest, mida ta oli oma teel näinud, tema toetumas köögiletile, lonksates veeklaasist, mina diivanil, sülearvuti põlvedel kui närviline beebi. Soovin, et suudaksin ka joosta. Oli kuidagi lohutav seda kõvasti välja öelda. See tundub nii tore, ohkasin ma, kui ta treeningriideid seljast võttis. Ma tundsin kurbuse kihvatust teadmisest, et minu jaoks on liiga hilja alustada. Võtsin resigneerunult telekapuldi. Kui vaatasin korterikaaslase jooksuriideid pesumasinas hüpnootiliselt keerlemas, ei pannud ma kunagi kahtlus alla oma naeruväärset uskumust, et ma ei suuda joosta. Tundus, et olin lasknud selle arvamusel ajapikku endas kindlalt paika settida. Olin sellesse küsimusi esitamata vajunud. Mäletan aega, kui olin 6. või 7. Ma jõudsin koolis vaevu vahetunni ära oodata, et joosta saaksin. Ja ma mäletan, kui olin 30 ning täiesti veendunud, et jooksmine pole üldse minu jaoks. Kui 2 tugisammast, tossud ja rinnahoidja olid paigas, liikusin ma edasi sokkide juurde. Korralikud sokid on jooksmisel üliolulised. Kui keeruline saab olla sokkide valimine, oli mu esimene mõte, kui lehitsesin lehekülgede kaupa sokireklaame erinevates jooksuajakirjades. Siis tegin ma mõned jooksud vihmas tavaliste sokkidega ja kogesin valu, mida põhjustab hõõruv sokk, mis on saanud märjaks ja kuivanud vastu mu jala selga. Need üksikud nädalavahetused veensid mind investeerima 2-kordsetesse spordisokkidesse. 2 sokki on efektiivselt ühendatud mingiks lõputuks megasokiks, mis hoiavad hõõrumise jalast eemal, kindlustades selle, et vältimatu hõõrumine toimuks 2 materjali kihi vahel, mitte soki ja naha vahel. Revolutsiooniline. Ja ma ei hakkagi rääkima kompressioonsokkidest, millestki, mida ma pidasin narruseks, kuni jooksin maratoni. Mu jalad valutasid kohutavalt ja ma avastasin magusa kergenduse, mida nende kandmine toob. Need justkui kallistaksid jalgu lohutavalt ja soojendavalt, justkui oleksid jalad üles tõstnud, isegi kui sa ei ole seda teinud. Ma kannan neid sokke nüüd kontsertidel. Need õigustasid end täielikult, kui Kentish Town Forumisse Richard Hallit kuulama läksin ja rõõmust pööraseks muutusin. Tagantjärele targana olen kindel, et püsisin jalul ainult tänu oma kompressioonsokkidele. Kui sokid olid andnud mulle enesekindluse, et ringi luusida spordipoodides ja küsida selle järele, mida ma vajasin, olin vaba eksperimenteerima, ostes mitmesugust muud kraami ning tutvudes tasapisi spordiriietuse kummalise ja imelise maailmaga. Tahtsin katsetada, milles mul kõige mugavam joosta oleks. Mind huvitas, kuidas ma saaksin kaasa võtta kõik asjad, mida mul pikematel jooksudel vaja läks. Kuude kaupa olin ma hoolsalt kodunt lahkunud, kaasas 0,5-liitrine veepudel ja saabunud tund aega hiljem koju pudel ikka avamata. Lihtsalt seda pole alati vaja. Kui just pole väga palav päev, saab umbes tund aega kenasti hakkama, kui oled enne kodunt lahkumist vett joonud. Pikemate jooksude jaoks on mitu võimalust, alustades ergonoomilistest 0,5-liitristest pudelitest, milles on käekujuline õõnsus, et haare ei oleks liiga lai, muidu hakkaks tunni aja pärast valus.
Leidub ka kõrgtehnoloogilisi seljakotilaadseid aksessuaare, mis mahutavad paar liitrit ja millest tuleb kõrs suu juurde, et saaksid juua, kui tunned janu. Üks hea sõber rääkis mulle mitu aastat hiljem, et kui ta võttis ette pikemaid jookse, jättis ta väikseid veepudeleid nende puude alla, millest pidi mööduma ja jõi siis käigu pealt. Minu jaoks osutus kõige lihtsamaks lahenduseks see, et tekitasin oma jooksuteele võimaluse läbi põigata mõne sõbra juurest, kellega olin kokku leppinud, et ta jätab minu jaoks välisukse lähedale veeklaasi või siis hüppasin läbi mõnest kohvikust, kus minu nägu teati. Aga algaja jooksjana mul selliseid teadmisi ei olnud. Noil esimestel päevadel, mil olin pidevalt mures võimalike katastroofide pärast, mis võiks mind tabada igal 5 kilomeetrist pikemal ringil, auto alla jäämine, kurnatusest kokkukukkumine, vedeliku puudusest deliiriumisse langemine, rentslis enese täislaskmine ja nii edasi, lahkusin ma kodust alati nii, et võtsin kaasa võtmed, sularaha takso jaoks, ühistranspordikaardi, iPodi, vee ja mitmed muud pisiasjad. Koju jõudsin läbi ligunenud viielisega ja koduvõtme kujutisega oma peopesas, kuhu see oli surutud vastu veepudelit. Praegu võtan ma vaid võtmed ja kätte iPodi, olles ammu kaotanud usu kotikestesse, mida saab käsivarrele kinnitada. Alati tundus, et nad vajuvad alla just 5 kilomeetri pärast. Mul on hea meel, et sooritasin need ammused seiklused varustuse maailmas, kuigi mu arusaamad on nüüd paljuski muutunud. Endiselt olen ma üsna veendunud ühes asjas. Ilmselt ma ei kanna iialgi joostes lühikesi pükse. Ma lihtsalt pole kindel, kas olen kunagi võimeline vastu astuma kahekordsele õudusele, näha oma paljaid reisi endale lähenemas iga kord, kui teen ühe sammu. Nad on parimatelgi aegadel tursked ja kui ma olen üle 10 minuti jooksnud, omandavad nad värvi, mida isegi diplomaat nimetaks keedetud lihaks. Lisaks sellele ebamugav tunne, mida paljad jalad põhjustavad, kui jalg maad tabab, ja kõike seda võdinat oleks minu jaoks liiga palju. Jään kindlalt kapri pikkuses pükste juurde suurema osa aastast ja mul on ühed pikad jooksupüksid talveks, et vältida külmapunaseid pahkluid. Mul on isegi paar taevalikke termopükse talviseks ajaks, mu venna suureks pahameeleks, kes on piisavalt hull, et terve aasta lühikeste pükstega jooksmas käia. Kui jooksupüksid on valitud, tuleb lahendada veel ainult taluspükste probleem. Suured või sportlikud, keisrilõike armini ulatuvad või nöörbeenikesed stringid. Võimalike valikute nimekiri on taas peaaegu lõputu. Esiteks proovisin ma suuri, just sportimiseks mõeldud mudeleid, kuid mind hirmutasid silma torkavad piirjooned, mille õmblused, isegi õmblusteta mudelite puhul mu jooksupükste tagaosale jätsid. Stringid ei pidanud vastu kauem kui 2 jooksu. On võimatu jõuda 5 kilomeetrist kaugemale, nähes välja ja ka tundes end nii närvilisena. Minu lahendus on lihtne, kuid efektiivne. Ma ei kanna joostes enam aluspükse. Need on vaid veel üks ebavajalik kiht, ilmselt palju tõhusama niiskust imava kanga all. Nii et sellega on korras. Algul ma eeldasin, et jalgadel hakkab aasta läbi liibuvates kapripükstes liiga palav, kuid õige materjali korral ei ole muret. Enda rõõmuks sain ma viimaks aru, mida tähendab niiskust imav materjal. See pole lihtsalt midagi, mida mu ema kirjeldab sõnadega see vastik libe kraam. See on tegelikult kõrgtehnoloogiline kangas, mis juhib niiskuse kehast eemale pindmisele kihile, kus see kiirelt kuivab. Ma kukkusin, vastasin ma ja osutasin oma rebenenud pükstele. Lase edasi ja naera valule näkku, sain ma vastuseks. Nüüd innustasid nad mind 3 koos. Üks nende läheduses seisnud ema vaatas murelikult oma väikest last ja püüdis käru mu üksmeelselt rämedast perekonnast eemale nihverdada. Ma kriiskasin ja sama tegi mu õde kohe, kui mind nägi ning nad kõik hakkasid hõikuma, lehvitama ja plaksutama. Nende kõrval olevad pealtvaatajad said aru, et märgatud on armastatud inimest ja ühinesid karjumisega. Nende heade soovide laine tulvas nii minu kui kaasjooksjateni. Keegi lähedal olijatest laksas mulle seljale, kui härdus pisaraid kuivatades möödusin. Avalikul jooksuüritusel on suur tähtsus toetajatel, ükskõik, kas nad on tuttavad või mitte.
Nad pole mitte kunagi ebameeldivad. Võib-olla ainult siis, kui nad naudivad tee ääres joodava õlle kõrvale sigaretti ja puhuvad suitsu jooksjatele näkku. Need mõned sekundid, kui kuuled inimesi su nime hüüdmas, näed, et nad on valmistunud tee ääres seisma, et sind ergutada, tajud, et nad usuvad sinusse ja on sinu jaoks olemas, isegi kui kõik ebaõnnestub, võivad üksildasele jooksjale mitmeks kilomeetriks hoogu anda. Minu meeleolu tõstis eriti see, kui nägin, kuidas perekond julgustuseks mulle lehvitas ja kuidas see ka teistele jooksjatele nakatavalt mõjus. Kui me jõe poole keerasime ning Toweri sillale ja 20 kilomeetri märgile lähenesime, tundsin jälle end osana ühisest pingutusest. Jooksjate mass embas mind, kui tee kitsenes ja tornid nähtavale ilmusid. Bändid ja ergutused valjenesid. Nüüdseks paistis taas, et ühine raske töö liidab ja tõukab meid tagant. Meie jooksjad naeratasime. Me tundsime end jõge ületades superkangelastena. Meie vihmamärgi riideid kuivatas teretulnud päikesepaiste ja pani meil erutusest pea ringi käima. Ma naeratasin Captain Cavemanile, kes lehvitas oma plastmassist nuiaga pealtvaatajate poole ja mörises. Ta tabas mu pilgu ja naeratas vastu. Mu eelnev halvakspanu aeglasemate jooksjate suhtes tundus nüüd rohkem enesekaitsena. Taaskord tundsin, et oleme selles koos. Me tegime seda üksteise nimel. Ja meil oli pool maad joostud. Võib-olla ma siiski saan hakkama ja võib-olla on see seda ka väärt. Pärast Toweri silda suundus maratonirada kesklinna poole ja edasi jagunes tee 2. Poolmaratoni jooksjad pidid suunduma itta ja eraldi läksid edasi need, kes jooksid täispikka maratoni. See tõi mind kohe maa peale pärast Rokitähe elevust jõe ületamisel. Kui minuteid tagasi tundsid end kuulsa sportlasena, kes on kõigeks suuteline, oled korraga vastamisi jooksjate merega, ees veel pikk maa. See oli just see koht, kus poolel teel ei kõlanud enam saavutusena, vaid lihtsalt fraasina. Kas ma pean seda kõike veel kord tegema? Ma olin juba olnud läbimärg, pisarais, vigastatud, õnnejoovastuses ja meeleheitel. Seda teist korda teha oli absurd, ei tulnud kõne allagi. See oli mõttetus. Siiski ei paistnud olevat muud võimalust, kui edasi rühkida. Rahvamass hõrenes, kui mõned jooksjad hakkasid kõndima, mõned peatused, et lähedastega rääkida või käia tee ääres tualetis ja mõned langesid üldse välja. Kõminal kitsa silla ületanud kari oli nüüd laiali puistatud Londoni kesklinna avenüüdele. Ma nägin enda ümber ikka jooksjaid, aga neid jäi vähemaks ja vähemaks. Kedagi polnud enam piisavalt lähedal, et juttu rääkida, polnud kellegi jalgu vahtida, püüdes end veenda, et lõpp on peagi käes. Pealtvaatajaid oli vähe. Isiklik ruum, mida ma olin mõne tunni eest igatsenud, tundus nüüd nagu julm kõlakamber. Jäetud ilma võimsast ühisjooksmise emotsioonist, tundsin end aina enam isoleerituna ja peale tungivast väsimusest pommitatuna. Mu meel hakkas mulle vingerpussi mängima. Mu jalad tundusid olevat võimelised jätkama, aga vaimses mõttes olin kokku kukkumas. Ma mitte lihtsalt ei hakanud endas kahtlema, aga ma olin enda peale vihane. Siis hakkasid sõnumid tulema. Olin täiesti unustanud, aga Nike oli loonud rakenduse, mis tähendas, et mu Facebooki lehekülg sai mu progressist ja asukohast sõpru sõnumitega teavitada. Kui ületasin mõne kilomeetri tähise, aktiveerus mu tossus olev kiip ja andis teada, kus ma olen. Palju keerukam süsteem kui see, mida Adidas oli kasutanud aastaid tagasi, mil jooksin oma esimest Londoni maratoni. Tookord oli Julia, kes veel ei jooksnud, jälginud mind oma vana Nokia abiga ja saatnud 3 tunni tagant sõnumeid. Süsteem oli nüüd küll uus, aga minu igatsus lähedaste innustuse järele oli muutumatu. Mu süda paisus, kui nägin sõnumeid, mis hakkasid saabuma. Sa ei ole üksi, me oleme sinuga. Hemmo, Hovis avatakse John Lewis'e harukauplus. Jookse ruttu koju. Lase edasi, kullake. Korraga ilmus pilt Lewis'ist, poiss lehvitas erutatult kaamera poole, käsi jalas uhked dressipüksid. Ma tahtsin oma telefoni kallistada.
Siis saabus lihtsalt rodusuudlusi. Ma ei olnud üksi. Ma polnud kunagi üksi olnud ja ma ei jäägi kunagi üksi. Mu tuju tõusis. Lehvitasin poolmaratoni jooksjatele hüvasti jätuks ja vaatasin enda ümber jäänud naisi. Minu jaoks oli sellel distantsi osal harjumatu, et ma polnud ümbritsetud uhketest kostüümidest või aeglasematest jooksjatest. Seekord olid teised naised samasugused nagu mina. Nad polnud friigid või raudkõvad trennisõltlased ega ka tuimalt rügajad. Need olid naised, kes püüdsid kõvasti. Nende jooksupluuse kaunistasid trükitud pildid pereliikmetest, kes neid inspireerisid. Nad inspireerisid üksteist. Me jooksime koos. Me keerasime Prospect Parki ja ma vaatasin enda ümber olevat loomulikku ilu. Rabatud, et olin siiani jõudnud, et mul oli tõesti võimalik sellel rajal joosta. Me möödusime koskedest, tundmatut liiki puudest ja isegi pühvlikarjast. Pärast veel mõnda käänakut jõudsime taas mere äärde. Lained laksusid maantee kõrval rannale. Meri tundus olevat lõputu, nii inspireeriv. Kui tee aga üha jätkus, hakkasin joostud maa tõttu valu tundma ja olin pingutusest kurnatud. Lend, koduigatsus ja ikka veel ees ootavad kilomeetrid valgusid mulle korraga peale. Mind haaras segadus ja ma pigistasin kõvemini telefoni soovides, et mulle tuleks veel sõnumeid. Taas tundsin, et olen kodust kaugel ja masendavalt üksi. Aga ma jätkasin liikumist, jalg jala ette, samase rütmis lainetega, samase rütmis merega. Mu energia mõõnas sellega sarnaselt ja aeglaselt. Aeglaselt tundsin, kuidas hakkan kõndima. Ei, kullake, ei, ütles kellegi hääl minust paremal pool. Ma keerasin pead ja nägin väikest soonilist naist, võib-olla 20 aastat vanemat kui mina. Ta naeratas. Vabandust, pomisesin ma. Sa ei kõnni, kullake. Ma ei usu, et suudan jätkata. Olen nii väsinud. Ei, kullake. Jookse aga edasi, ma olen sinuga. Tal oli tugev Lõuna-Ameerika aktsent, niisiis küsisin, kus ta pärit on. El Salvadorist, kullake, aga ma jooksen igal pool maailmas. Ohoo, tõesti. Mina jooksen esimest korda välismaal. Mitu maratoni sa jooksnud oled? 50, üle terve maailma. Ma armastan jooksmist. Tema naeratus oli sama lai kui meri. Kuid ikkagi tundsin end kohutavalt. Kartsin, et hakkan oksele, sest korraga voolas mu suhu nii palju sülge, nagu kord varem teismelisena, kui olin joonud liiga palju siidrit. Kuula nüüd, kullake. Alla 3 kilomeetri on veel jäänud. Me saame hakkama, sina ja mina. Sa oled nii tubli. Mis su nimi on? Aleksandra. Aleksandra. Aleksandra Suur. Sa oled nii tubli, lase edasi. Ma neelatasin nüüd raskelt, püüdes end oksendamast tagasi hoida. Tundus, et näen asju mustvalgena, sest mu silmad olid udused. Kas see oligi kurikuulus seinatunne? Kas see poleks pidanud varem tulema? Miks olin ma korraga nii väga väsinud? Mu silmad läksid ehmunult lahti, kui tundsin ta käepigistust. Me oleme peaaegu kohal, Aleksandra. Vaata neid värve. Vaatame värve. Vaata neid kollaseid pükse. Näed, kui erkkollased. Imeline. Ohoo, heldeke, vaata ta sokke. Roosad põlvikud. Täitsa uskumatu. Vaata taevast, Aleksandra. Vaata, kui sinine see nüüd on. Lase edasi. Ja nii ta jätkas. Hoidis mul käest kinni. Lohutas mind nagu last. Ma vaatasin värve. Ma tundsin selle naise vastu tänulikku armastust. Ma tahtsin kodus olla. Vaata, Aleksandra, me oleme peaaegu kohal. Seal on tuletõrjujad ja kaelaehted. Sa saad hakkama. Sa oled nii imeline, nii eriline tüdruk. Vaata neid värve, hoia jalad liikumas. Siit me tuleme. Ma nägin õhupalle, mis tähistasid finišijoont ja lihtsalt jõllitasin neid, kuni jõudsin nendeni, sundides end edasi ainuüksi tahtejõuga. Tundus nagu torgiks keegi mind põlveõnnaldesse. Kui õhupallid lähemale jõudsid, oli kergendustunne nii tugev, et suutsin end vaevu püsti hoida.
tänan sind nii väga, tänan sind nii väga, tänan sind nii väga. Sonisin ma ja hoidsin ta kätt kõvemini kui varem. Ja viimaks ületasime finišijoone, hoides käsi pea kohal. Ma kukkusin kokku ühes mokingis tuletõrjuja käte vahele ja võtsin vastu Tiffany ehtekarbi, mille ta mulle hõbekandikul ulatas. Sel korral polnud maratoni auhinnaks mitte medal, vaid kaelakee. Ma haarasin kinni oma uuest sõbrast ja mõnest teisest, kellega koos olin finišeerinud ning nutsin. Me olime hakkama saanud. Vaata neid värve. Ma olen varsti kodus. Kodus. Esiteks, jooksmine teeb põlvedele liiga. Ma ei jookse, sest ma tahan, et oleksin ka 80-sena võimeline end liigutama. Iga jooksja on seda pubis kuulnud mõne enesekindla tüütuse käest, kel pole lihtsalt julgust tunnistada, et eelistab jooksmisele telekat või arvutimänge. Need on mõlemad toredad tegevused, kuid ei maksa teeselda, et valiku taga on põlvevalu. Tundub, et suurem osa halvast kuulsusest, mis jooksmisel põlvedega seoses on, tuleb elukutselistelt jalgpalluritelt, kes on ääretult kallid ja kõrgelt kindlustatud sportlased. Neile süstitakse tihti kõik võimalikke valuvaigisteid ja neid julgustatakse ignoreerima potentsiaalseid terviseprobleeme, et nad peaksid vastu mängu või turniiri lõpuni ilma kedagi alt vedamata. Ja alles siis, kui nad pensionile jäävad, 30ndate lõpus või 40ndate algul, näevad nad tegelikku kahju, mida see neile teinud on. Mida tahes me elus teeme, me kasutame põlvi palju. Mõned rohkem kui teised oma individuaalse biomehaanika tõttu, mõned elustiili tõttu. Me kõik oleme erinevad, kuid me kõik ka kasutame oma keha erinevalt. Vigastused tekivad väga harva vaid ühel põhjusel. Enamasti on tegu kombinatsiooniga sellest, mida me oleme kaasa saanud ja mida me sellega teeme. Alati võib ette tulla erandeid ja mõni tõsine vigastus võib välistada jooksmise, kuid jooksmine ei ole lihtsalt hobi, mis rikub su põlved. Tegelikult hoiatab jooksmine meid sageli hoopis palju tõsisemate probleemide eest biomehaanikas ja annab võimaluse endaga midagi ette võtta enne, kui päris sandiks jääme. Näiteks, kui ma poleks jooksnud, poleks ma teada saanud, et mu vaagnaga on midagi valesti ja oleksin hilisemas elus kindlasti lombakaks jäänud. Ma ei julge mõeldagi, mida mu valu lävi oleks pidanud üle elama, kui oleksin enne probleemi lahendamist rasedaks jäänud ja pidanud tundma loote survet oma vaagnal, mis oli vales asendis. Mõistlikul tervisejooksjal ei teki tõsiseid hädasid. Teiseks, jooksmise tugev rappumine toob kaasa loppis näo ja tagumiku. Üks edukat ilusalongi pidav naine küsis, kas ongi nii, nagu paljud tema kliendid ütlevad, et joosta ei maksa, sest nägu vajub lonti. Naised räägivad mulle pidevalt väga enesekindlalt statistikast selle kohta, kuidas jooksmine põhjustab 12 korda normaalsest tugevamat gravitatsiooni näole, kuna näonahk on väga elastne ja rapub ringi nagu paar toestamata tisse. Ma ei tea, kuidas seda oleks võimalik mõõta või mida see üldse tähendab. Samuti ei ole seda mõistnud ükski arst ega asjatundja, kellelt küsinud olen. Aga ma tean, et on olemas midagi, mida kutsutakse oksüdatiivseks stressiks ja seda võib põhjustada treenimine. Oksüdatiivset stressi kutsuvad esile treeningu käigus tekkivad vabad radikaalid ja see võib teha kahju nahaelastsetele kudedele. Kuid kõik teised kasud, mida jooksmine pakub, paranenud verevarustus, värske õhk, vähem stressi, annavad kaitse vabade radikaalide vastu nii, et see ei ole tegelikult argument. Väite, et oksüdatiivne stress muudab jooksjad kiiremini vanaks, käivad tavaliselt välja naised, kes räägivad sulle kindlalt, et süüa tuleks ainult orgaanilist kana, sest kõik muu on kemikaale täis, endal sigaret näpu vahel hõõgumas. Ainus suur oht iga jooksja näole või nahale on päikesepõletus. Selle vastu aitab päikesekaitsekreem, mitte jooksmisest loobumine. Mis puutub lotis tagumikku, see on jama. Jooksmine eriti mägedest üles on parim viis trimmis tuharate saamiseks, eriti siis, kui lisad treeningule mõned kükid. Inimesed, kes vastupidist väidavad, võiksid rääkida ainult enda eest. Kolmandaks,
Jooksmine muudab välimuse mehelikuks. Vaidlus, mis on või mis ei ole naiselik või mehelik, on juba emotsionaalne ja subjektiivne. Mis tundub ühe jaoks ligitõmbavalt vormis, on teise jaoks hirmutavalt tugev ja mida üks peab naiselikuks, seda teine näeb nõrkusena. Kuid eeldades, et inimesed, kes seda räägivad, peavad mehelikkuse all silmas väga lihaselist keha, võid olla rahulik. Jooksmine sind sääraseks ei muuda. See on suures osas vastupidavusala, mis ehitab üles aeglaselt kokku tõmbuvad lihaskiud. Meie lihased koosnevad nii aeglastest kui kiiretest lihaskiududest. Esimesed võimaldavad lihastel võtta energiat liikumise ajal ja muuta seda liikumiseks. Teised aga on need, mis võimaldavad meil puhkamise ajal jõudu talletada ja silmapilguga kasutusse suunata. Aeglaselt kokku tõmbuvad lihaskiud ei suurenda muskleid. Neid ei ole näha, nagu võib aru saada Paula Radcliffe'i või Mohamed Farah välimusest. Kiiresti kokku tõmbuvad lihaskiud suurendavad muskleid nähtavalt ja seetõttu näevad sprinterid nagu Usain Bolt kesk- või pikamaajooksjatest palju lihaselisemad välja. Geneetiliselt on sprinterid sündinud suurema kiirete lihaskiudude arvuga, seepärast nad kalduvadki loomupäraselt selle ala poole, pikamaajooksjad aga vastupidi. Ideaalis tasub tervisejooksjal arendada mõlemaid, nii kiireid kui aeglaseid lihaskiude, et kõik töötaks kenasti. Küngastest üles alla jooksmine ja intervalltreening on võrdselt tähtsad, et valmistuda maratoniks ja pikkadeks jooksudeks. Intervalltreening on harjutus, kus joostakse korduvate intervallidega palju kiiremini kui tavaliselt, vahepeal taastudes. See on väga oluline, et parandada kardiovaskulaarset vormi ja leida vaheldust pikkadele jooksudele. Fartlek, mis tähendab rootsi keeles kiiret mängu, on intervalltreeningu leebem sugulane, milles tehakse kiiremad sööstud jooksu sees, mitte kindla alguse ja lõpuga intervallidena. Need treenivad su kohest jõudu, mida saad kasutada pika jooksu ajal madalseisus olles. Igal juhul ei muuda jooksmine sind rockiks ja kui muudabki, siis sa ise valisid selle. Järjejutt. Aleksandra Heminsley. Kuidas minust sai jooksja? Kirjastuselt Vetrone Print. Järjejutt.